Nii, tere kõigile! Mul on väga hea meel siin olla ja lugemisest rääkida. Ma olen ise keskuses olnud 14 aastat ja selle teemaga väga lähedalt seotud ja ka rahvusvahelisel tasandil selle teemaga kokkupuutepunkte ja see teema kogu aeg jälle tõusetub ja tuleb ja nagu siin ka Marek ütles, kui ta alustuspäevad räägime murelikult, siis minule alati need rõõmusõnud tulevad siis, kui tulevad PISA tulemused, siis ma saan vähemalt välisajakirjanikelt 2-3 pöördumist, et mis imeasja te seal Eestis teete, et miks te ei avalikusta oma seda võluvitsa, mis teil seal on. Ja siis me jälle arutame selle üle ja siis see teema jälle vaibub. Aga teen väikse sissevaate siia ja võib-olla alustan isegi sellest, et on inimesi, kes ei tea, et on olemas Eestis lastekirjanduse keskus ja me oleme Eestis õnnelikud, et meil on selline organisatsioon, vähemalt ma tunnen seda rõõmu, eriti väliskolleegidega kohtudes mujal maailmas sellist organisatsiooni ei ole. Me oleme suhteliselt unikaalsed ja laste sellise lugemisega ja lastekirjandusega tegelevad pigem aktiivselt sealt kas siis raamatukogud või siis pigem kinnised organisatsioonid nagu instituudid, kes siis teevad statistikat ja mingid projekte. Meil on siis Eestis kõik see kokku koondatud ühte organisatsiooni. Ja meie nagu selline missioon on selgelt ju see ikkagi, et me tahame toetada oma laste ja noorte kasvamist koos väärtkirjandusega selle eas seista. Ja kindlasti seda missiooni täidame üksi seal Pikal tänaval selles väikses majas, kus meid on väga vähe inimesi tööl, vaid meie eelkõige seda missiooni viime ellu kogu Eesti laste raamatukogudega. Ja võib-olla minu tänane see vaade eelkõige lähtub ka sellest, sest me oleme lihtsalt oma koostöös nii läbi põimunud ja meie käepikendus on täna kõik Eestide maakondades olevad lastetööd tegevad lasteraamatukogu hoidjad, kes veavad siis koha peal seda. Ehk me ei sea omale piire ja ei tegele lastekirjandusega ja laste lugemisega mitte ainult siis siin Pikal tänaval või ka Tallinnas või Harjumaal, vaid tegelikult väga laialt. Ja meie organisatsiooni sellised põhisuunad ongi tegeleda lastekirjanduse arendamisega, lastekirjanduse populariseerimisega ja tegelikult ka meie lastekirjanike ja illustraatorite loomingu välismaale viimisega ehk rahvusvahelistumisega ja Eesti lastekirjanduse ekspordiga. Nii et kõik, kui siin otsas on ühel inimesel mõte kirjutada üks raamat ja siin otsas on üks väike lugeja, siis kõik, mis siia jääb vahele, igale poole me oma nina sisse pistame. Ma tõin välja ka ühe asja, et me väärtustame lastekirjandust, mis on last arendav ja suundav, professionaalselt kirjutatud, illustreeritud ja kvaliteetselt välja antud. Tänases, kui Tauno just antis ka ülevaate, mis toimub meie kirjastus nagu turul ja üldse ja mida välja antakse ja nagu statistikat, siis raamatuid ilmub üli palju tegelikult ka lastele. Aastas praegu ilmub lastele siis mõeldud raamatute nimetuste arv on pea 800. See tähendab, et meil ilmub praktiliselt iga päev lastele 2 raamatut. See on ülisuur number. Kui ma selle numbri lahti võtan, siis selle numbri sisu on see, et 1/3 võib sealt kohe kõrvale tõsta, mida meiele anname külge ka selle märgi, et see on harrastuskirjandus. See on siis raamatud, mis on suhteliselt halvasti kirjutatud, nad on suhteliselt halvasti välja antud, väga halvasti illustreeritud, need raamatud on loetamatud ja kahjuks see hulk kasvab. See tähendab seda, et raamatud on suhteliselt lihtne välja anda. Kui siin oli ka küsimus, et mis meil kirjastuste maailmas toimub, siis kirjastuste arv tõesti ei kasva ja neid pigem võib-olla väheneb, aga raamatute väljaandjate arv kasvab. Mul on üks mõte, sünnib väga palju, on meil levinud emakirjandus muuseas, ehk see, et tuleb mõte, laps sünnib laps, no ükski lastekirjastus midagi ei kõlba, ma kirjutan ise, ma panen selle hooandjasse, ma saan sealt toetuse ja ma annan selle raamatu lihtsalt välja ja nii neid Vändrast saaraudu tuleb. Nüüd väga paljude raamatute saatus on jõuda Hoiu raamatukokku, kus nad lõpuks leiavad tee, ma ei tahaks öelda küll, aga ütlen otse välja, meie kodusooja. Et see on nagu väga suur mass, mis sealt tuleb ja lastekirjanduse keskus me heidame selle pilgu peale peaaegu sellele kogule 800 ja teeme sealt siis oma nagu valikud. Ehk eelkõige, nagu ma ütlesin, meie koostöövõrk on raamatukogud, toetada neid siis sellega, et selline väärtkirjandus, mis on tõesti ilusas heas eesti keeles, mis on niimoodi välja antud ka vormiliselt, seda on võimalik lugeda, ehk seal on kasutatud seda fonti, mida laps suudab lugeda, reavahe, lause pikkust ja rääkimata, ma ütlen, et see mõte oleks eakohane ja lapsele arusaadav ja raamat oma vormiliselt lapsele on sobilik, et seda siis nagu selekteerimist me teeme ja toetame just raamatukogusid selle osas, et nad teeksid parimaid valikuid oma väga väikse napi raha eest.
Aga laste lugemine seisab raudselt 3 sambal. Ehk number 1 on see, et missugust kirjandust meil on lapsele anda. Ma toon ikka hea näite, et kui me tahame, et lapsed hakkavad suusatama, siis mis meil peab olema? Meil peab olema lumi ja meil peab olema suusad. Kui meil ei ole raamatut, siis me ei saa neid lapsi ka lugema. Et meil oleks hea ja rai valik kirjandust, et ta oleks rikas žanriliselt, et ta oleks teemadest. Me oleme siin saalis praegu inimesed, ma võin teile kõik öelda, me kõik sööme erinevat toitu, me kõik tarbime, kuulame erinevat muusikat, me kõik võib-olla käime erinevaid teatrietendusi vaatamas, me sõidame kõik erinevate autodega. Täpselt nii toimub ka kirjanduses ja laps on harinud tänapäeval laps erineva mitmekesisuses, ta tahab valikuvabadust, ta tahab valikuvõimalust, aga laste võimalused on raudselt nende vanemate valikud. Nii et sealt hakkab kõik see paljusus seda pihta. Miks me arvame, et see laps tahab kasvada üles meie selle sama klassika peal, võib-olla millele täna väga palju koolikirjandus tugineb, eks ju sealt. Ei, ta tahab tänapäevaseid lugusid, minu tänaevast elu, mis toimub seal. Ma ei taha teada seda täpselt, ma võin seda lugeda kui klassikat, aga ma ei loe seda, see samastumine on lastel üli oluline. See, mis minu elus täna toimub, seda ma tahan kirjandusest, seda ma tahan filmist, seda ma tahan oma ümbert nagu näha. Nagu ma ütlesin, lastekirjanduse seis on täna ülihea, meie võib-olla valged laigud, mis meie oma autoritelt ei tule, katab ära tõlkekirjandus. Tõlkekirjandus on minu jaoks nagu lastekirjanduse sisu pole vaadates teinud väga hea tõusu. Meil tõlgitakse täna mitte ainult inglise keelest, vaid väga palju muudest on tulnud tõlkeprogrammidega, see valik on läinud üliheaks. Millegipärast me natuke ainult seda pelgame, aga tegelikult see on ka maailma trend, et üldiselt nopitakse lastekirjandust väga üles oma mõistest, et eelkõige eelistatakse siis oma algupärast lastekirjandust ja sinna siis tõlge nagu lapib mingisugused auke ära. Meie lastekirjandus on täna teemadelt väga rikkalik, meil ei ole enam tabuteemasid, kõike käsitletakse suhteliselt palju, nii et ma väga soovitan ka täiskasvanutel lugeda Eesti lastekirjandust, mis on eesti keeles välja antud, need on teile suurepärased eluõpikud, kui Tauno siin mainis, et sellised, mis sa ütlesid, need eneseabiõpikud langevad, siis täitke need kohad ära lastekirjandusega ja kogu see maailm on tegelikult seal täna meil olemas. Nii et see valik on tegelikult ülihea ja lastele pakutav ja see kõik on nagu olemas. Me läheme järgmise punkti juurde, ehk ma ütlesin, see teine sammas, mis seal on, see on lastekirjanduse kättesaadavus. Ja siin läheb pudelikael ülikitsaks. Need samad tiraažid langevad, nimetuste arvud on küll suured ja tulemus ongi see, et mis on põhiprobleem täna laste nagu lugemises, lapsed ja raamatud ei saa kokku. Mina olen kasvanud sellises kohas, kus kodu oli raamatuid täid, koolis olid raamatukogud, oli raamatud, klassiruumis oli iga päev, see raamat oli sama oluline ja normaalne minu elus nagu oli söömine, mis muu mängimised, asjad kõik. Tänase laste elus raamatuid ei ole enam. On jäänud veel meie need koduraamatud, mis kannavad, aga üldiselt raamat ei ole täna meie laste elu normaalne igapäevane osa. Ja siit just eelkõige, nagu ma ütlen, siit väga palju tuleb raskust raamatukogudel, ma kohe sinna ka jõuan. Ja kuna nimetusi ilmub palju, teemasid on palju, siis see, et ehk see kolmas nüüd sammas, ehk kuidas me lastekirjandust siis lapsele soovitame, kuidas me selle lapse raamatuga kokku viime, mis teemad seal on, et me ei suru talle peale ainult, nagu ma ütlen, oma lapsepõlve raamatuid ja neid mina lugesin seda, sina pead ka seda lugema, sest see on õige, ei. Et see nagu valik ja olla kursis nii, kas siis lapsevanemana, vanavanemana, raamatukogudjana, õpetajana, mis nagu kirjanduses pakkuda on, ja seda nagu, see on see, et see käib meile muidugi üle jõu, eks me oma asutuse kaudu püüame selleks abiks olla ja toeks, et neid valikuid teha, aga see, et õige laps saaks ainult talle õige raamatuga kokku ja jah, see on see teema siis, mis teda kõnetab või see on nagu ülioluline. Nii et seal on nüüd jah kõik see, kuidas me ise teame, mida meil siis lapsele nagu lugemislavale pakkuda on. See koostöö, me siin räägime, et ka lugemisuuringud asjad hakkavad 15, eks just, siis on nii palju aastaid läinud, seal pole enam midagi teha. Et see kõik hakkab algusest, see hakkab nullist, ehk kõige olulisem on pere, kui peres seda lugemist väärtustatakse tehakse, siis lapsest kasvab raamatulaps, kui seda nagu ei tehta, siis muidugi riik tuleb õnneks appi. Appi ta tuleb siis, kui laps läheb lasteaeda, läheb kooli, siis me hakkame kähku seda nagu tagasi tõmbama ja seda last toetama ja seda, et ta saaks sellele lugemiseriale tagasi. Aga mitmed aastad on juba siis kahjuks nagu läinud. Täna, nagu ma ütlesin, et on pere, lasteaed, kool, aga kui me võtame siis, kas seal ka raamat on,
siis raamaturaskus on täna kõik raamatukogude peal suures osas. Ei leia me kodust enam nii palju uusi raamatuid, neid ei ostata, ei ole lasteaedades, kui siin oli jutt, et miks lasteaedades lapsed on, neil pole raamatuid seal. Neil pole sellist eelarve ridagi, et raamatuid osta lasteaeda. Rääkimata koolist, kui te teate, siis kooli raamatukogud on sisuliselt kõik õpikulaod juba, sealt ju pannakse järjest kinni, sest et seal ka raamatuid ei ole. See raamatut ei ole lapse elus, see on see põhiasi. Ma lähen ühe slaidi korra edasi sealt, et nagu ma ütlesin, see raskuskese jääb raamatukogude peale ja missugune see raamatukogu võrk täna on, see on super hea veel. Me peaks seda väga väärtustama, sellest kinni hoidma ja selles hästi palju nagu tuge ja toetust juurde anna. Meil on 480 rahvaraamatukogu, jah, 356 kooliraamatukogu on ka veel alles ja nendes raamatukogudes suures osas tehakse väga-väga head lastetööd. Aga ka raamatukogu pool on väga olulised teatud argumendid, eks ju, sealt, et kas see laps sinna raamatukogu jõuab. Asukoht ehk et see, et raamatukogu töötab hästi siis, kui ta on lapsele lähedal. Täpselt lapse liikumise trajektooril, et kui me selle raamatukogu kuhugi kaugele ära viime ja nurga taha paneme ja kõik seda, siis ta sinna ei jõua. Kõik peab olema lähedale toodud. Ehk nende kaugus, ütleme, kodust, lasteaiast, koolist on väga määrava tähtsusega. Ruum. Me keegi ei taha enam olla sellistes vanades kulunud ruumides kokku lapitud asjadega. Täpselt samasugust ruumi, niisugust elamust ja keskkonda tahavad ka lapsed ja noored saada, kui nad raamatukokku lähevad, kui nad need raamatutest veel vastu suure raamatukogudes veel mingi vana raamatu lõhn ja pool lagunenud mööbel ja keskmiselt ära surnud juba enamus lillepotti akna peal ehk raamatul eriti ruumi ei ole, sealt vahel piilub raamatukogu hoidja, siis ükski laps ega noor sinna raamatukokku ei lähe. Õnneks raamatukogud on selles osas päris suure aru saanud ja muutuses. Lahtioleku ajad, kas meil on see teenus üldse kättesaadav, eks? Ja siis see kirjanduse valik, et uute raamatute vähesus, raamatute kallinemine, seal juures eelarve ja muidugi, mis positiivsust annab sinna juurde, on see koostöö. Raamatukogud täna, ma lähen korra siia ühe nüüd tagasi, näitan teile numbreid. Need on laste raamatukogud Eestis, need on nüüd kõik üle Eesti numbrid kokku liidetud, ehk siis kui vaadata, siis lugejate arv on veel praegu kõik kasvus raamatukogudes. Ja kui ma tagasi panen, siin ei ole kahjuks 2019 võrdlust, siis 2019 aastal me ütleme, et see koroona, eks ju, viis nagu alla, et enne seda oli aeg, ei, see number oli ka alla 100 000 siis veel. Nii et tegelikult see lugejate arv on nagu olnud kõik viimastel aastatel kasvab. Kasvavad ka väga selgelt raamatukogude külastused. Selle taga on nüüd väga suur raamatukogude töö ehk et programmid ja asjad, mida on kõik raamatukogudes käivitatud ja käima pandud, et lapsi sinna tuua. Ja mis langeb, see on laenutus. Aga miks laenutus langeb? Mida ma laenutan? Kui mul on seal raamatuid üks ainukene eksemplar, väga palju teevad raamatukogud sellist, nagu ma ütlen, ürituste ja asjadega, ma näitan nüüd need positiivsed mõjud on sündmused. Ilmar Tomus kiskub siin, ma näen saalis, väga tore. Ilmarit käib lastele väga palju esinemas seal. Ta avab selle ukse, see on hästi oodatud. Ja kui see esinemine ära lõpeb ja see õhinal lasteparv, kes seal saalis istub, raamatukokku läheb, et raamatut laenutada, sest tal on huvi tekkinud, siis raamatukoidjale anda üks eksemplar. Ja sinna see vaibub. Meil ei ole mõtet arendada mingeid raamatukogu laenutusi öelda, lapsed ei oota järjekorras. Laps tahab kohe, praegu, mul on tekkinud huvi selle vastu. Laps ei istu ja ei oota RVL järjekorras või ma ei tea, öeldakse, ma küsisin Pärnu sealt ka kuskilt raamatukogudest oli, öeldakse täiskasvanute järjekorras parimatele teostele see, et pannakse maikuusse praegu juba, noh. Laps ei oota maikuuni. Nii et see, et me toome väga palju raamatukogud väga suurt tööd teevad ja neid numbreid nagu tõusevad, siis laenutused ei hakkagi tõusma. Eks ma varsti arvan, et hakkab langema see lugejate külastusel, sellepärast, et lihtsalt sündimus väheneb. See on drastiliselt, eks ju. Me teeme beebide kinke raamatut, kui ma seda alguses välja tulime sellega aastal 2015, selle tiraaž oli 20 000. Tänaseks on sündimus alla 10 000 juba, eks ju. Nii et meil tuleb varsti suuremad kukkumised on nagu ees. Nii, aga aeg lippab armutult, lihtsalt need positiivsed asjad ka, aga ma tahaksin jõuda nüüd selle küsitluse juurde, mis me tegime. Ma lähen natuke tagasi praegu, lippasin edasi. Et need on nagu mõned niisugused positiivsed asjad, mida raamatukogud on mulle öelnud. Aga
Kuna see raamatuaasta küsitlus, eks ju, nagu siin täis täna läbi, puudutas alates 15. eluaastast, siis meie huvi on olnud kogu aeg väga teada seda, mis enne seda toimub lastes. Ja eelkõige seda, et kas lastes on veel alles see nõndanimetatud vaba lugemine, et kooli roll on üli suur, aga kui palju lapsed nagu sellist vaba lugemist nagu tänapäeval üldse harrastavad ja selle tõttu me võtsime ka aluseks selle, statistiliselt loevad kõige enam lapsed, kes on vanuses 10–12. Et vaatame seda 3. klasside lastes. Peaks olema siis, et sul on lugemisoskus olemas, sa oled üht-teist kirjandusega kokku puutunud, sa tead, sa oskad ka oma nagu huvidest lähtuvalt juba mingeid valikuid teha, ehk sul peaks olema sinu igapäevaelus normaalne vaba lugemine ka, et jah, suunatakse koolist, aga ma olen ka ise nagu hea lugeja ja loen. Ja me võtsime selleks sihtrühmaks siis 3. klasside õpilased, me tegime seda koos siis koolidega ja valisime välja 14 kooli. Ja see toimus selle aasta siis nüüd värskelt oktoobris ja eriti oluline oli meil ka just see Eesti nagu katvus, ehk me tegime siis 8 sellise omavalitsuses oleva kooliga seda koostööd, et oleks väga erinevad piirkonnad ka haaratud. Ja me ise praegu vaatame ka sellele küsitlusele kui piloodile, ehk tegelikult me tahaks järgmise aasta teha nagu palju laiemat ja laste raamatukogud on ise väga sellest huvitatud seda meiega koostöös teha. Kokku oli meil 330 vastajat ja nendest vastajatest siis 52% oli tüdrukud, 48 poisid. Suht pooleks, eks. Aga siis vastajatest oli 60%, kellel oli emakeel eesti keel ja ülejäänutel oli siis see, kellel oli siis emakeeleks mõni muu keel. Ei saa öelda, et see oli ainult vene keel. Väike-Kammis maakonnad olid, Tallinn on kõige suurem olnud, eks ju, aga Tallinnast olid ka erinevad koolid, ehk siis ka erakool, siis ka nõndanimetatud eliitkool ja siis nõndanimetatud täitsa tavaline kool, nagu öeldakse, et need sai ka haaratud. Lisaks siis Harjumaa, Viljandimaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Järvamaa, Läänemaa, Jõgeva, sealt olid siis kõik nagu koolidega, siis, kes sellest osa võtsid. Ja kui me küsisime, et kas sulle meeldib üldse raamatuid lugeda, siis nagu te näete, et see suhe ei ole nii halb, ma ütleks, eks ju, et jah, ütles siis 35%, pea 60% ütles, et mõnikord ma ikkagi selle loen ja päris ei, kes nagu totaalselt eitab siis seda, siis oli see suhteliselt nagu väike prots, 7,3% nagu nendest vastanud lastest. Kas sa loed raamatut ka oma valikul lisaks kooli lugemisele? See oli nüüd see põhi meie huvi, eks ju, kas lapsele on tema ellu tulnud see vaba lugemine või on ta ikka siuke kooli kohustus? Ja nagu näha, siis 26,4% ütles, et jah, väga sageli ikkagi, ehk on meil need lugejad lapsed sees. Vahel loen on minu meelest üllatavalt suur, isegi mind isegi üllatas see, sest ma olin täiesti kindel, et see pigem mitte on võib-olla nagu palju suurem sealt, aga pigem ikkagi ma ütleks, et meil on lootust ju siin. Kui sageli sa loed raamatuid, iga päev, eks ju, päris suur kord nädalas, kord kuus, arveme, et need numbrid on ka praegu sellises 3. klassi siis lapse sellises lugemises nagu päris kõrged, ma ütleks. Et kui siin oli just see näide, et 1. klass veel nii halvasti nagu võib-olla loeb või see lugemisoskust ei ole, siis praegu see näitab nagu seda, et 3. on ikkagi nagu jõutud sellise lugemiseni. Ja kes sulle raamatuid soovitab, see on nagu väga oluline, mis ma näen, et siin on väga oluline roll perel ikkagi ja väga suur roll on ikkagi õpetajale, ehk kooli kaudu tuleb väga palju ikkagi ka seda infot ja seda soovitust, mida siis laps võiks nagu lugeda. Sõprade roll on väga väike ja nagu, mis oli mulle ka üllatus, on kui väike on tegelikult raamatukogu hoidja roll. Aga see, kus sa saad raamatuid, siis see protsent, see kõige pikem, see nüüd on raamatukogu. Nii et raamatukogu roll selle lapse nagu lapse ja raamatu kokkuviimisel on täna nagu märkimisväärne ja see on nüüd see koht, mida ma ütlesin nende vahepeal, kust on anda üks raamat lapsele. Nii et ja koduriiulis see, et tegelikult ka need laste laenutuste arvud, mis ma välja tõin, siis seal võib öelda seda, et mida kõik laste raamatukogud ütlevad ka, et väga palju laste raamatuid käivad täiskasvanud laenutamas ja seda see statistika, mis laste raamatud teevad, seda see ei sisalda veel, nii et tegelikult need protsendid on veel suuremad. Ja ettelugemine kukub, nii et 3. klassi lapsel enam suures osas nagu ette ei loeta, et varem, aga tore on see, et varem loeti. Ehk see, mida me ütleme, mis võiks, kust see kõik alguse saab ette lugemisest, siis tore on see, et see protsent ikkagi on selline, et varem vähemalt loeti. Ja laste väike hinnang oma lugemisele, siis lugema minu jaoks veel keerulise, nii et 3. klassis on 3% lapsi neid, kellel on lugeda veel keeruline. Aga mida siis lapsed loevad? Eelkõige oma autoreid. Neid armastatakse väga, neid tahetakse väga lugeda. Need on enamuses ka raamatukogust nii palju vähegi on ära loetud, koomiksid.
omab ikka meil veel seda suhtumist, et me näeme seda ka, et ära seda võta, mis see sest koomiks, see ei kõlba mitte kuhugi sealt. Meie selline nagu põlastav suhtumine nagu koomiks, siis tänapäeva noored lugejad, kes tulevad peale, on väga tugevad visuaalsed lugejad, nad toovad pilte, illustratsioone, asju palju kiiremini kui üle meie, kes oleme hästi tekstipõhised. Seetõttu ka väga eelistatud on igasugused graafilised jutukogud ja enamus muu maailma nagu ka sellised edulood tuginevad poiste lugemises sellega, et kõik saab alguse koomiksitest ja graafilistest jutustustest. Nii raamatusarju, krimi lugesid kõike seda ja nagu ma ütlen, koolikirjanduse klassika peab jääma, aga sellega uusi põlvkondi üles ei kasvata. Aitäh! Ma rääkisin vist üle suht palju kahjuks. Aitäh! 1-2 küsimust ikka on aega. Palun. Eelmine esineja rääkis siin palju meil raamatud välja antakse iga aasta, aga ikkagi väga palju neid koduraamatukodu on palju väiksemad. Halval juhul lendavad nad sinna kuskile jäätmejaama, paremal juhul lähevad kuskil sinna raamatukappi, on ju. Aga minu mõte oli see just, et kui sa ikka koolis ja kodus seda asja ei räägi, siis ega sa neid lugema ei hakka, nagu ka vene kirjanike teosed. Kommentaar, ma sain aru. Ja, aitäh. Ja siin on käsi. Veebis on ka üks kommentaar. Algklassi laps ei saa enam ka raamatukogus raamatutega kokku, sest sinna minnakse mängima Robloxi ja muid arvutimänge. Arvan, et raamatukogudes kasutatavate arvutite sisu peaks olema rohkem kontrollitud. Ja seal võivad olla mõned mängud, mis arendavad näiteks riikide lipud, geograafia, loogika, male. Jah, eks see raamatukoguga on ka see, et raamatukogud on läinud väga universaalsemaks, seal on väga palju kompleksteenuseid täna sees, aga mina pean seda väga oluliseks, et see uks on lahti, sealt on ka see sisenemine sinna raamatumaailma. Kui meil on seal see raamatumaailma, jõuan jälle sinna tagasi. Kui seal seda raamatut ei ole, siis tõesti selliseid nõukogudeaegse kostiga välja antud laste raamatuid, kurb on nagu neid, kui neid ma raamatukogudes näen ja neid tänava lapsed ei suuda lugeda. Neid ei ole mõtet nendele pakkuda, sealt tuleb raamatu. Ma ei tahaks öelda vihkamine, aga kindlasti see, et ma ei taha seda teha. Nii. Suur tänu! Aitäh!